TV on tagasi ning täna oleme siin Kõrvemaal meie matkal, mis toimub juba 8. korda. Siin saab joosta 5 kilomeetrit, sõita rattaga 23 ning kõikidele seenehuvilistele on korraldatud ka seeneretk. Ilm soosib meie üritust imeliselt. Tiim on valmis ning läheme sportima. Siin siis ootavad praegu meie matka abilised, kes ootavad teid punktides, aitasid kõik valmis panna, ergutavad ning kuidas on teil tunne praegu? Imeline, päikseline. Ilm on ilus ja see tõstab väga palju tuju. Külm. Tõsi? Ei ole. Oli soe on. Aina mingi talvejoppega ja siis on külm. Ma nõustan. Mitu korda sa siis meie matkal käinud oled ja mis üldse sinu jaoks tähendab? Olen käinud meie matkal 4 korda, peamiselt sellepärast, et see vabastab veskijooksust. Aga ei, ma arvan, et see on tore viis kooliperega väljaspool kollase torniga koolimaja aega veeta ja veidi vabamas õhkkonnas. Kõik on tore. Kuidas sa tunned ennast? Natukene on ärevus, natukene on põnevus, aga tunne on mõnus. Kuna me käisime hommikul ujumas kell 6.30, 6.40, siis see lõi sellise mõnusa värskuse ja reipuse, et ma arvan, ma tunnen ikkagi hästi. Ja mis sa siis tänasel päeval ootad? Seda, et kõik tunneksid ennast hästi, rõõmsalt, naudiksid ja meil oleks tahtmist seda üritust korraldada vähemalt 8 korda veel, aga võib-olla 28. Ja ilm läks ka ilusaks, nii et... No muidugi, see on alati, see on klassika. See on tegelikult aitäh Jaak Aus, see on Jaak Ausi teema juba aastaid on meil see nali, et Jaak Ausil on samal ajal sünnipäev ja siis ta ei saa tulla, aga ta saadab hea ilma ja seda on tõesti teinud iga aasta. Mitmendat korda olete te siis meie matkal? 13. Ja mis teile siin kõige rohkem meeldib? Kas sa lähed rattaga sõitma? Võtad 23 kilomeetrit ette? Ja mis sa arvad, kiiresti sa läbid selle? Ei oska öelda. Ma arvan, kiiremini kui eelmistel aastatel. Mitmendat korda oled siis meie matkal? 3. äkki. Ja tulid siia mida tegema? Võitma. Mitmendat korda oled sa meie matkal? 4. Ja mis sa tulid siia tegema? Jooksma. Kuidas sul üldse enesetunne praegu on? Väsinud ja mul on külm. Ja ka joostes saab siis soojaks? Ja kavatsed võita või siukest lihtsalt? No ma kavatsen oma ema kindlasti võita. Et see on siis sinu siuke goal, jah? Kas te tulite siia võistlema või kaasa elama? Võistlema ikka. Ja lähed rattaga sõitma või jooksma? Rattaga kogu perega, 4. Kas see on teie esimene kord või ei ole? Ei ole, 3. Ja mis teile meie matkal üldse kõige rohkem meeldib? Tore pereüritus, alati ilus ilm ja väga ilus loodus, kus saab siis tervist sporti teha. Nii, kas sa tulid siia sportima vist, on ju? Jaa. Mis alale sa lähed? Jooksule. Jooksule lähed. Ja kas sa tulid siia nagu lihtsalt niisama või tahad ikkagi nagu võita peaaegu? No mitte päris. Mitte päris, aga annad endast ikka kõik? Jaa. Mitmendat aastat sa oled juba meie matkal? Aastat. Ja mis sulle praegu siin tundub, mis on siuke tore? No siin saab palju ronida ja... Nii, mis te tulite siia meie matkale tegema? 5 kilta jooksma. Ja kas te teete siukest nagu tervisesporti või ikkagi niukest, et lähete täiega võitma? Läheme täiega võitma. Kas te olete esimest korda või? Ei ole. Mitmes kord see on? Olete juba palju käinud? Jaa. Ja mis teile meeldib kõige rohkem meie matkal, et siia tagasi tulete kogu aeg? Joosta, alati jooksete? Jah. Ja tulete järgmine aasta? Jaa. I don't wanna talk no more.
enesetunne? Ärev. Ja kas see on esimene kord 5 kilomeetri jooksul? Jaa. Ja aga kuidas muidu, mis te ootate sellelt rajalt? Jõuda finišisse. See on kõik? Ja oma tütart mitte häbistada. Kes teiega koos jookseb? Ja kes ütles, et tema ainus eesmärk on minust varem finišisse jõuda. Nii et teil on omavahel võistlus? Siin on väikene konkurents. Kuidas on enesetunne? Väga hea, super. Ilm ilus. Ja mis te sellelt rajalt ootate praegu? Ei ootagi midagi, lihtsalt soovin nautida seda kogu distantsi. Ja kas te tulite perega siia? Tulin lapsega, esimese klassi lapsega. Nii et see on teie esimene kord meie matkal? Jah, on. Talk no more. I don't wanna talk no more. Nii, mitmendat korda olete meie matkal? Mina olen 3. Ma olen teist ühe korra, ma ei ole mitte ühtegi korda osalenud, nii et ma lihtsalt olen siin olnud abis ja niisama. Mina olen ka abis olnud ja ühe korra olen võistelnud ka. Ja täna tulite siia lihtsalt? Abiks Ingridile. Ja otse Tartust tulime ülikoolist ja tulime abiks. Ja mis teile kõige rohkem meie matkal meeldib? See loodus, kus me saame olla kõik koos, et see on väga mõnus ja väga ilus. Ja üldse on tore uuesti näha Rocca al Mare inimesi ja õpetajaid ja õpilasi ja tore vahva. Folded all of my cards, this is getting too far. What else is there to say? Maybe that's okay. Maybe that's okay. Maybe that's okay. Nii, kuidas on enesetunne? Enesetunne on väga hea. Ja kas te olete rahul oma tulemusega? Kohaga rahul, ajaga mitte. Et olete jooksnud kiiremini? Ei ole jooksnud enne rekord, aga oleks pidanud veel parem. Aga palju õnne teile! Nii, sa olid siis Vanemaa kooli osa võitja. Kuidas on enesetunne? Raske on, aga muidu on hea. Kas oli su parim aeg või oled jooksnud ka kiiremini võita? Olen kindlasti kiiremini jooksnud, see sügist Nike-Runnil. Aga palju õnne sulle ja edu siis järgmistel jooksudel! Aitäh! No nüüd hakkab juba taastuma. Kas te olete rahul oma ajaga? Ma isegi ei tea, mis mu aeg oli ausalt öeldes. Aga olite naiste võitja? Jah, oli vist küll, jah. Kas koer takistas teil jooksu või pigem aitas kaasa? Ma ei oska öelda nii ja naa. Meil oli vahepeal pissipeatus ja siis me uudistasime teisi ja nii et vahepeal ikka aitas ka, sest tema oli selline hea hooga läks ja siis ta tegi vahepeal pissipeatuse, nii et nii ja naa ütleme. Aga tublid olete ja edu siis järgmistel jooksudel. Jah, aitäh teile! Kuidas on enesetunne? Enesetunne väga hea. Ja oled siis esimene naisvõitja siis sellel rattadistantsil, et kas oled rahul oma ajaga ja kas üldse rahul sõiduga? Eelmine aasta oli aeg natuke parem, aga muidu ma olen sõiduga väga rahul. Aga ma olen uhked sulle ja jätka samas vaimus. Mis alas siis sina võitsid täna? Rattas. Ja läbisid 23 kilomeetrit. Kuidas see oli sinu jaoks? Üllatavalt lihtne. Kas on su esimene kord meie matkal või ei ole? Ei ole. Oled ka varem olnud? Samamoodi ratas sõitnud? Jah. Ja kuidas sulle muidu meie matk meeldib? Väga. Läbi päikese ja rahe ja läbi rõõmu ja pisarate on meie matk siis selleks korraks lõppenud ning me loodame, et kõigil oli siin tore, rõõmus, lahe olla ning ootame teid kõiki tagasi järgmisel aastal.